siin ma juba korraks jõudsin minna Elevile, et käisin siin Esku 7 tankimas ja tankisin ära ja siis vaatasin, et nii vähe kütust läks. Et ma olen 509 kilomeetrit sõitnud. Ja siis arvutasin, mul läks mingi 36 liitrit, 36,74 liitrit läks ja arvutasin, et mis asja, et see teeb 7 liitrit teeb 100-le. 2600 kilogrammi kaalu auto, V8 diisel küll, võtab 7,2 liitrit 100-le. Ja siis mõtlesin, sest meil, kui me videot tegime, siis me tegime kontroll tankimise ja meie saime kuskil seal 14 lähedal sinna. Kuigi pardaarvuti ütles 9. Siin muidu pardaarvuti ütleb 10,3. Ja siis me jaurasime ka sellega, et kurat näe, vaag valetab, et vähe sellest, et heitgaasides valetab, siis valetab ka kütusekulust. Ja tankisin ära ja ma siin tükk aega mõtlesin, et mida kuradit, et tegelikult ka või, kuidas on võimalik? Kui see auto oleks lihtsalt mingi sedaan, kergem, ma isegi usuks seda. Ma isegi kahtleks, diislid suudavad olla väga ökonoomsed. Ja nüüd ma jõudsin tulemusele, et oot, ma ju tankisin ju vahepeal ka ju. Ja kui ma vahepeal olen veel tankinud, täpselt sama palju kusjuures, veidral kombel, siis teeb ta 14 liitrit 100-le. Mis tundub selline reaalsem. Aga samas on selline väike kahtlus, et kas ikka tankisin. Ja siis ma mõtlen endamisi, et üks meist eksib praegult. Kas eksib see saksa tipptehnoloogia, kes ütleb 10,3 või siis eksin mina? Ma ei tea. Tehase andmed ka vist ei luba nii head kui 7,2. Oleks maantee sõit ka veel, siis kurat võib olla. Aga mul on enamus linnasõita. Aga jah, nagu eilses laivis ütlesin, et minge vaatama, siis saate teada, mis ma ütlesin.